Ma leidsin selle kliiniku niimoodi, et ma tegelikult olin operatsiooni kaalunud juba varem ja järjest rohkem tuttavaid hakkas just Riiga tulema silmaoperatsioonile. Nendel kõigil läks väga hästi ja olgem ausad, et Eesti ja Lätis Solomatini kliiniku hinnavahe ei anna nagu väga võrreldagi. Et olenemata sellest, et hind on palju odavam kui Eestis, siis kvaliteet, ma olen kindel, on sama hea või paremgi, sest kogemusi on väga palju, masinad on väga head ja siin töötavad oma ala täielikult professionaalid. See pakkumine oli väga-väga hea, et just see, et tegelikult ju ka 2 lapse emana tulla Riiga ja natukene puhata argipäeva elust on kahtlemata väga mõnus. Minu kõige suurem hirm võib-olla puudutas seda, et ma ei olnud kindel, kas minu silmadele saab seda operatsiooni teha. Ma olen küll eelnevalt käinud silmakontrollis, kus ma olen küsinud, et kas see operatsioon võiks olla minu jaoks võimalik, aga kuna nemad olid lihtsalt tavaliselt silmaarstid, optometristid, siis nemad ütlesid, et nemad mingisuguseid takistusi ei näe, aga nad ei saa seda garanteerida kindlasti, et minu suurim hirm vist puudutaski seda, et kas seda operatsiooni ikkagi saab mulle teha. Ja eile päev ma mõtlesin, et ma väga ootan seda hetke, kui mul tuleb siis see ärevus sisse ja seda ei tulnud lõpuni välja, sest et kõike selgitati väga täpselt ja kõik oli väga mugav. Ja ma tunnen ennast suurepäraselt. Nägemine on veel kohati natuke nudune, aga ikkagi seda ei anna võrrelda sellega, mis ta oli enne. Ma ei kartnud vist kordagi, et see oleks olnud valus, sellepärast, et seda tehakse nii palju ja nii paljud inimesed on öelnud, et sa tunned küll mingisugust ebamugavustunnet, aga et valu otseselt nagu ei tunne. Eile anti küll enne operatsioonile minekut, umbes pool tundi enne, anti sisse ka rahusti. Ma ei ole nüüd kindel, kas see aitas lõpuni välja mul olla rahulik või tõesti lihtsalt see ootus oli nii suur, et saaks juba ometi tehtud, et tõesti mingisugust hirmu mul ei tulnud hetkekski sisse. Operatsioon ise, ta pigem kestis minu puhul vist natukene kauem, sellepärast, et minu puhul tehti femtolesik protseduur ja ma arvasin ise vist, et see läheb natuke kiiremini ja see aeg seal tundus vist päris pikk, aga ikkagi see võttis aega umbes 10 minutit, nii et tegelikult ikkagi väga kiiresti. Ma arvan, et üldse kõige ebamugavam osa või mida ma kartsin ise kõige rohkem oli see, et operatsiooni ajaks paigutatakse klambrid, mis su silma lahti hoiavad. Ma võib-olla kartsin seda isegi natuke rohkem kui väärt, sest et tegelikult, ma just mõtlesin, et kuidas ma olen seal niimoodi, et ma ei pilguta oma silmi, aga tegelikult see paigaldamine oli nagu kõige võib-olla ebamugavam ja siis, kui see laseri nagu selle masina surve nagu tuli silmale, aga see ei ole nagu miski, mis oleks nagu valus, vaid pigem lihtsalt natuke ebamugav, aga tõesti igati kõik oli seda väärt ja kogu protseduuri oli eelnevalt väga täpselt selgitatud. Ma teadsin, mida oodata, mis tuleb. Minu juures oli kogu aeg tõlk, kes tõlkis nagu kogu jutu operatsiooni vältel, ütles täpselt, mis nüüd tegema hakatakse ja selles suhtes oli kõik väga okei. Minu miinus enne operatsiooni oli -3,75, mis on piisav, et sa ei näe mitte midagi selgelt, vaid sa näed ainult udukogusid, kui sul ei ole läätsesid või prille. Kui ma operatsioonilaualt tõusin, siis esimesena ma nägin kella seina peal
ja ma nägin neid numbreid täpselt ja ma hakkasin nutma, sellepärast, et ma olin seda nii väga oodanud, see oli minu jaoks nagu nii, see hetk, et nüüd ongi tehtud, et see päriselt toimus ja täielikult nägemine taastus tegelikult tänaseks hommikuks. Eile oli veel selline nagu udune, aga see oli umbes täpselt selline tunne, nagu sa oleksid saunas, et nägemine on küll selge, aga nagu ruum oleks justkui udune. Peale operatsiooni siis hästi oluline on puhata, et kuna pannakse silma tuimestavad silmatilgad, siis tegelikult vahetult peale operatsiooni sa tunned justkui kõik on juba hästi ja võiks minna vabalt kuskil ringi liikuda. Tegelikkuses siis on hea minna pikali. Mina läksin eile meie ööbimiskohta ja põhimõtteliselt jäin magama ja ärkasin üles kell 2 öösel. Vahepeal panin äratuskellasid, mida tegelikult küll ei pea tegema, aga iga tunni aja tagant tuleb panna siis vaheldumisi kas antibiootikumi või kunstpisaraid ja ma igaks juhuks ikkagi esimesed 4-5 korda panin endale iga tunni aja tagant äratuskella, panin tilgad, magasin edasi ja igaks juhuks võtsin sisse ka valuvaigisti, sest et mingil hetkel ma tundsin, et silmad justkui nagu nad ei valutanud, aga selline tunne oli, et nad nagu tuikasid ja olid nagu väsinud, kui peale seda, nagu umbes peale seda, kui sa oled palju nutnud järjest või üleval olnud, et nad olid lihtsalt väsinud, aga see on igati normaalne, igati loogiline. Ja tänaseks hommikuks tõesti ma juba ärkasin üles hommikul ja nägin, et kõik on palju-palju selgem. Ma jätkan tilkade panemist, tänaseks küll siis niimoodi, et antibiootikume 4 korda päevas ja kunstpisaraid umbes 5-6 korda päevas. Ja peale operatsiooni pandi silma ka läätsed, kaitseläätsed. Ma natukene kartsin seda, et ma ei ole üldse hea läätsedega magaja. Kui ma jäin enne läätsedega kogemata magama enne operatsiooni, siis ma ärkasin üles ja mu silmad olid hästi-hästi kuivad, hästi vastik oli olla, aga ka seda ei olnud üldse tegelikult tunda. Prillide ja läätsede puhul on kõige keerulisem, ma arvan see, et kui sa kuskile lähed, siis sa pead alati mõtlema, et kas sul on läätsesid piisavalt palju kaasas, et kui lääts silmas katki läheb, et sul oleks igaks üks varu läätsed kaasas, prillide puhul, et sul oleks prillipuhast sulap kaasas, et sa normaalselt näeksid. Kõik see, et ei taha ju väga ka üle selle läätse kasutusaja olla, mis on siis 8 tundi päevas. Et siis selleks ajaks saaks läätsed silmast ära, saaks prillid ette. Et see pidev mõtlemine selle peale või näiteks me oleme korra käinud sõbrannadega linna peal, mõelnud, et eksprompt, et et jääme hoopis linna ööbima ja minul ei olnud kaasas tagavara läätsesid ega prille ja minu jaoks oli see selles suhtes võimatu, kuna ma ka läätsedega magada ei saa. Teine pool on muidugi see, et kui sul on lapsed, siis lastega on nii palju keerulisem olla näiteks prillidega, sellepärast, et väiksed lapsed tahest tahtmata nad müravad, möllavad, viskavad palli. Kui nad viskavad selle sulle näkku, sul klaasid lähevad, prillid lähevad viltu või kas või, ma ei tea, mingi kaisutamine, müramine, kõik see on nii palju keerulisem prillidega ja läätsedega samamoodi, et kodus ma alati üritasin kanda prille ja nüüd on elu nii palju kergem. Kuna ma olin nii kaua juba unistanud sellest tegelikult, siis ma olin teinud hästi palju tausta uurimistööd, et ma soovitan kindlasti lugeda kogemuslugusid, vaadata videosid, mis on Solomatini kodulehel üleval, küsida, rääkida inimestega, kes on selle teekonna läbi käinud. Ma tegin hästi suure uurimustöö, uurisin hästi palju selle kohta. Ja selle käigus loomulikult leidsin ka kogemuslugusid, mis ei olnud läinud nii hästi. Just selles mõttes, et taastumine oli keerulisem, aga see keeruline taastumine tähendab ka enamasti, ütleme umbes 24 tundi, mis on ebamugav. Minu jaoks ma olin nagu arvestanud sellega, et see võib niimoodi minna, aga seal on hästi palju ka endal ära teha kindlasti, et pidada kinni raviplaanist, panna tilkasid, silmasid puhata,
et tegelikult see ebamugavustunne kui selline, isegi kui su silmad nii hästi võib-olla ei talu seda operatsiooni, see ebamugavustunne on nii minimaalne ja see läheb nii kiiresti üle, et ma kindlasti soovitan selle sammu ette võtta, sest et elu peale prille või elu peale seda operatsiooni on igati väärt seda väikest ohverdust, et lihtsalt hästi palju uurida, küsida arsti käest kindlasti kõik oma mured, kahtlused üle küsida, nad seletavad väga põhjalikult, ei tasu karta ka seda, et tulla võõrasse riiki tegema, tähendab seda, et sa pead seda kõike protsessi tegema läbi inglise keeles, siin on olemas tõlk, kes tõlgib sulle kõike, ta on väga tore inimene, väga professionaalne, oskab kõike väga hästi seletada, väga hästi rahustada, nii et karta ei tasu siin küll midagi. Ma natukene küll kartsin võib-olla või olin mures ja igaks juhuks võtsin endale ka tõlgiteenuse, aga kui ma siin olin juba olnud mingit aega, siis ma sain aru, et tegelikult arstid ise ka väga hästi oskavad seda kõike väga lihtsas inglise keeles seletada, et minul hetkekski ei tekkinud niisugust tunnet, et ma ei saa aru. Kui see hetk oleks ka tekkinud, oleks mul olnud võimalus paluda tõlk juurde kutsuda ja ei oleks olnud ka mitte midagi hullu, et nad on kõik siin väga mõistvad, hästi toredad, hästi abivalmid ja operatsiooni juurde tõlk tuleb kaasa igal juhul, nii et põhilise või nagu selle kõige keerulisema aja siis nii-öelda on tõlk sinuga ja ei tasu küll karta, et millestki aru ei saaks.